No nii, tere. Väike flex. No nii, täna ma räägin teiega siis oma esimesest suhtest. Ja see üsna palju rääkida tegelikult. Annan teile natuke advice'i ja no alustaks sellest siis, et ma olen suhteliselt siuke shy tüüp olnud terve elu naistega. Et ei ole väga julgenud approach ida, väga rääkida nendega. Naised on ikka hirmsad. Aga ei tõsiselt. Et nii on. Ja kõik, kes mind tunnevad, eks ole, kõik nad teavad, et ma olen tegelikult räigelt siuke social, lõbus vend, eks ole. Ma ei ole üldse siuke shy guy. Aga naistega tuleb, siis ma ei julge üldse nendega rääkida. Et lihtsalt mingi minu patt, ütleme nii. Ja seetõttu mul ei ole olnud, mul ei elus üks girlfriend olnud ainult. Ja see on see, kellest me räägime täna, nii et jah. No ütleme, alustame siis sellest, et meie suhe sai alguse siis, kui ma olin 18. 18 jaanuaris, ütleme 18. eluaasta jaanuaris. Ja enne seda ma olin siukses kohas oma elus, ma käisin koolis, ma käin jõuksis, aga mind nagu liialt see suhtvärk, ma väga ei mõelnud selle peale, et ma ausalt olin suht rahul sellega, kus mu elu on. Ja siis ma jäin jaanuaris haigeks ja siis väike backstory teile, et eelmise aasta suvel, ehk siis põhimõtteliselt oli lõpupidu ja siis oli üks tüdruk, kelle ma äädisin siis alguses Snapis ja siis Instas ja ma ei rääkinud temaga pärast seda. Aga põhimõtteliselt see siuke pikem lugu, aga põhimõtteliselt ma meeldisin selle tüdrukule. Ja ma siis ei olnud muidu kiilakas, ma lihtsalt ütlen nagu, et võib-olla ma sellepärast meeldisingi, aga see ei ole asja point, et ma meeldisin selle tüdrukule ja ma sain nagu terve aasta jooksul aru, et ma meeldin talle, aga ma kunagi ei teinud midagi selle peal. Ja siis jõudis kätte siis jaanuar ja ma jäin haigeks, ma jäin grippi ja siis see tüdruk kirjutas mulle, küsis, et kuidas ma tunnen ja millal ma kooli tulen ja ütles, et ma meeldin talle ja ma alguses olin nagu aga ütleme ausalt, ma väga ei tahtnud suhte astuda nagu, et ma ei tea, et ma olin suht rahul, kuidas mul läheb ja siis ma mõtlesin, et noh, mis mul ikka kaotada on, et worst case stsenaarium nagu meil lihtsalt läheb asi, ei pea välja nagu. Ja oligi nii, et ma hakkasin taga alguses siis, tema alguses räigelt kärris kogu seda värki. Ma olin nii shy, tema kirjutas mulle, ma kirjutasin vastu ja siis hakkasime koolis rääkima, hakkasime koos söömas käima ja värki, eks ole. Ja jah, asi edenes niimoodi vaikselt. Ja ma ütlen, spoiler alert, et mul ei olnud õrna aimugi, mida üks inimene üldse teeb suhtes olles. Ma ei teadnud absoluut, et mida inimesed teevad, mida nad kirjutavad, kuidas seal ollakse, mul oli õrna aimugi, nii et ma olin põhimõtteliselt nagu täiesti null level põhimõtteliselt. Ja jah. Ja siis oligi nii, et asi edenes, kõik läks hästi. Ja üks päev me siis läksime õue
ja siis meil tuli teemaks see värk ja siis ma mainisin, et kaua me oleme suhtes olnud. Ja siis ta oli nagu, et suhtes, et mis mõttes, millal me suhte astusime, et ma ei teadnudki, et me suhtes oleme. Siis ma võtsin nagu, mis mõttes, et me oleme juba mingi, et me oleme juba mingi 2 nädalat rääkinud ja ma meeldin sulle, sa meeldid mulle, et kuidas me suhtes ei ole. Ja siis ta oli, et et enne peaks nagu inimene nagu, noh, inimesed nagu lepivad kokku, et me nüüd astume suhte ja mul ei olnud õrna aimu, et see asi niimoodi käib nagu. Et see oli väga uus asi mulle. Ja ükskord ma siis ütlesin talle veel, ütlesin talle, et sa meeldid mulle. Et mitte nagu niimoodi, aga et ma nagu tunded su vastu, vaata. Siis ta ütles vastu ja kõik oli tore. Ja läks asi edasi ja siis jõudis kätte, meil oli siuke lahe asi nagu koolipall ja see oli siuke esimene selline tõeliselt nagu bonding moment, et tantsisime, meil oli seal esimene suudlus, see oli minu esimene suudlus ka, nii et väga eriline moment ja kõik oli väga hästi selle ajal. Ja jah, juhtus ükskord siis niimoodi, et tema sõbranna läks reisile ja põhimõtteliselt siuke asi oli, et mu siis tüdruk, et tema läks siis sõbranna juurde koera hoidma ja nagu see maja oli vaba ja ma mõtlesin, et see oleks hea valik, et ta muidu elab minust suht kaugel elas, aga et ma ütlesin, et see on hea nagu võimalus meil nagu rohkem koos olla ja midagi lahedat teha ja siis ma hakkasin tema juures seal käima, kui ta koera hoidis ja see tegi meid väga palju, ma ütleks, lähedasemaks, et me tegime päris palju süüa, vaatasime jalkat ja filme ja no mis see kõik, kadlemine, kallistamine, musitamine, mis iganes, kõik ülitore oli, ülinais, jah, ütleme, et voodisse me ei jõudnud, aga sinna lähedale ja ei, kõik oli ülihästi tegelikult, ma vabandust, väga ligidale läks. Kõik oli väga hästi ja siis sai see asi läbi ja pidime normaalselt edasi minema ja siis läks kõik allamäge, et temapoolne effort, kirjutamine, kontakt minuga, kõik asjad, kõik läksid räigelt allamäge, et ta ei kirjutanud mulle enam väga, koolis läksid kuidagi traimaks ja niimoodi. Ja siis üks õhtu, kell oli mingi 12, ma helistasin talle ja ütlesin talle, et jaa, et ma ütlesin talle, mis ma tunnen. Ma olin mingi pisarate ääre peal, ma mõtlesin nagu, ui ka, ma ei hakka nutma mingi tüdrukuga kõnes, aga see oli ikka väga lähedal nagu. Ma mõtlen, ma tõsiselt armastasin seda inimest. Ja ma ütlesin talle, et peab lubama mulle, et kui ta kaotab tunded mu vastu ära, et siis ta ei, et siis ta ei ghost'i mind, vaid ütleb mulle seda. Ja ta lubas ja sealt läks natuke asi paremaks ja siis langis jälle ära. Ja kui see teine kord ära langes, siis ma sain aru, et see asi meil enam kaua ei pea vastu. Ja väga raske oli niimoodi elada. Ma elasin niimoodi umbes 2 nädalat, teades, et meie suhe on läbi, aga me oleme ikka veel suhtes. Väga, mu elu halvimad 2 nädalat, ikka väga halb, väga raske oli. Kuniks ma võtsin kokku ennast, küsisin talt otse, kirjutasin talle otse, et kas sa tahad minuga suhtes olla. Ja ta ütles, et saame kokku, me saime kokku.
ja ma pinnisin ja ma ei saanud vastust, mis ma valesti tegin või mis mul viga oli, et ta ei tahtnud minuga enam suhtes olla. Aga temapoolne vastus oli, et jaa, et sa väärid kedagi paremat ja me oleme nii erinevad ja ta. Jah, sellega ma pidin leppima põhimõtteliselt. Ja sealt edasi alguses oli muidugi väga raske, mõttes sa armastad väga inimest, onju. Ja jah, ja nüüd me jõuame siis sinna kohta, kus ma võin teile natuke kirjeldada seda tüdrukut. ta oli selline, ta oli hästi vaikne tüdruk tegelikult, sihuke shy tüdruk ja ta oli hästi hea südamega, ta oligi ilus, hea südamega, shy. Ta oli nagu tõsiselt, ma olin ikka nii armastasin seda venda ja alguses tema kärris, võtta see shy tüdruk kärris ära, et me üldse suhte läksime. Mina ei olnud tema esimene poiss, tema oli minu esimene tüdruk, ehk siis temal oli rohkem kogemus kui minul kogu suhte asjas. Ja alguses kärris tema suhet, pärast kärrisin mina suhet, ütleme nii. Nüüd jõuaks sinna kohta, kus ma saan teile rääkida natukene. Vaata, pärast break-up'i sul on kõvasti aega mõelda, miks see juhtus, mis kõik valesti läks, ja usu mind, ma mõtlesin selle peale väga palju. Ilmselt kõik poisid mõtlevad ja ilmselt tüdrukud ka, aga ma saan ainult poistest rääkida. Et ja ma leidsin ausalt, hea uudis teile, ma leidsin, mis läks ilmselt putsi. Et no alustame siis kõige suuremast. On see, et on olemas, kindlasti hästi paljud teavad, on olemas blue pill ja red pill. Blue pill on siis selline nice guy ja red pill on siis selline nagu, no siuke bad boy, nagu siuke alfa vend, eks ole. Ja ma olen terve elu vaadanud, on palju dating content'i, kuna noh, single guy'd ikka vaatavad. Ja siis see kogu content oli red pill, by the way. Ja moment, kui ma suhtesse astusin, kõik läks nagu aknast välja. Ma olin nii nice kui võimalik olla, sest sa nagu mõtled, et sa ei taha nagu siuke natuke munn olla tüdruku vastu, keda sa armastad, eks ole. Ja räägin teile, et kui teil on tüdruk, siis te ei tohi ta vastu ainult nice olla, et te peate panema ta tundma nagu siukest suurt vikerkaart, et on head, on halvad, et ta tunneb kõike, ta tunneb kadedust, kurbust, armastust, hoolitsust, andestust, viha, kõik, absoluutselt kõik värvid. Sest kui sa paned tema ainult armastust tundma, siis see dünaamika on igav. Vaata, naised püsivad suhetes, kus neid reaalselt pekstakse nagu. Aga nad ei püsi meestega, kes on fucking igavad. Et mitte, et peaks oma naist peksma, aga põhimõtteliselt, et jah, et põhimõtteliselt ja mina pakkusingi siis talle ainult seda head suhtevärki ja see oli ilmselt üks põhjus. Ma olin väga nice guy ja see on väga igav naistele. Oli veel mitu asja, näiteks ükskord see oli suhte alguses, ma küsisin talt, et kui me koos veel ei olnud, et mis sa nagu arvasid minust või midagi, ja siis ta ütles, et jaa, et sa tundusid kogu aeg siuke, kellel oleks nagu hästi palju mis kuradi poiss hästi palju oleks selliseid tüdrukuid ja et sa tundud siuke populaarne kutt on niimoodi, siis ma ütlesin talle, et ei, ma ei ole, usu mind. Aga miks nagu? Miks sa teed ennast nagu madalamaks? Nagu mis sa selle aususega saavutad nagu? Mitte sittagi.
oi jah, ja mis ma veel tegin? Näiteks mina olin esimene, kes ütles, et ma armastan sind, mis on väga vale, sest kutt ei tohi sellist asja esimesena öelda tüdrukule. Sellepärast, et niimoodi sa paned ennast sellisesse haavatavasse positsiooni, ütleme nii. ja vaata, tüdruk on siukses positsioonis, et ta ei taha sulle haiget teha ega suhtele halba teha, nii et ta ei saa öelda, et sorry, et mina sind mitte, aga samas ta võib-olla ei armasta sind ka, nii et ta võib-olla valetab sulle. et ärge seda movie tehke, eks ole. Laske oma tüdrukule enne öelda ja kui ta ei ütle, siis on see over niikuinii. aga jah, see tulid ilmselt kõige suuremad asjad, mis ma valesti tegin. Ma olin sihuke liiga nice, liiga needy, hoolis endast liiga palju, liiga selline, panustasin suhte rohkem kui tema, tahtsin teda liiga palju näha. tema oli rohkem sihuke iseseisev. muidu ausalt oli rohkem sellises mehe rollis kui mina selles suhtes, sest tema käitus rohkem nagu selline alfa kui mina, ütleme nii. aga jah, need olid peamised õppetunnid sellest minu kogemusest. nüüd on sihuke paar asja, mis ma tahaksin öelda, et kui see tüdruk, kellest ma räägin, peaks nägema seda videot, siis kõigepealt ma tahan sulle öelda, et see aeg, mis me date isime, oli mu elu kõige parem aeg. mitte ainult nagu toreduselt, vaid see oli mu elu tõesti peak aeg. ja ma tahan sind tänada, et sa andsid mulle võimaluse, teades, et said teada, et mul ei ole mingit kogemust selles asjas ja sa andsid mulle selle võimaluse ja sa olid mu vastu hea. sa ilus tüdruk, hea tüdruk, mitte ühtegi halba sõna. välja arvatud see, et sa fucking ei öelnud mulle, kui sa tunded kaotasid, vaid ghost isid mu. aga see oli ka kõik, rohkem ma ei saa sulle halvasti öelda. et ülitore oli. ja ma jään sind armastama ikkagi. mitte, et ma terve elu nüüd kurb olen, aga lihtsalt pigem sellise hea emotsiooniga, et mul oli selline tüdruk. jah, ja vaata, suhtega on selline asi, et sa pead austama ennast ja kui sa saad aru, et see lõpeb ära, siis, siis ma ütlen teile, et siis austage ennast ja lõpetage see asi ära. et sellist nagu mental masturbation'i, nagu mina see 2 nädalat tegin, kus ma fucking mõtlesin, et kas see on läbi ja siis ma ütlesin, et see on läbi, aga see ei ole läbi, et äkki mul ikka on võimalus kõik korda teha ja et siukest asja ärge tehke. see ei ole seda väärt. aga üks kõige suuremaid asju veel, mis ma õppisin, oli see, et ma sain lõpuks teada, mida ma suhtes tahan, et milline suhe see peab olema, mis on dünaamika, kuidas on naine, kuidas peab mees käituma, kuidas ma tahan, et tema oleks, kõike seda õppisin. sest sihukest asja sa ei õpi mitte kusagilt mujalt kui ainult läbi kogemuse. mitte ükski video ei õpeta sulle sihukest asja. Üks väga hea tipp teile veel, et ärge naistega sihukestel bro teemadel rääkige. et oma arvamused immigrantidest ja naiste õigustest
võite eelistatult jätta oma seltsimeeste sekka, et naised tüdinevad üsna kiiresti sellisest jutust ära. Ja jõuangi suht lõppu, et ega mul väga palju rohkem ei olegi siia lisada, et kui keegi päriselt vaatas seda videot, jõudis nii kaugele, siis aitäh sulle. Ma päriselt olen üliõnnelik. Loodan, et see aitas sind. Ja et sinu suhe läheb paremini, kui minu suhe läks. Kuigi minu suhe läks väga hästi, kuna kõik, mis lõpeb positiivse tulemusega, on hea. Ja minu jaoks positiivne tulemus ei olnud mitte see, et suhe jäi seisma, vaid see, et ma õppisin hästi palju selle kohta. Nii et aitäh sulle, et sa, jälle liiga ligidal. Aitäh, et sa vaatasid. Aitäh, et sa kuulasid. Ole tubli. Kõige olulisem, ole autentne. Ja kui sul on midagi raskeid, mis sa pead ära tegema, siis tee seda eriti siis, kui sa seda ei taha teha. Tai.